Kui satud maailma kõige salajasemasse ja kaugemasse paika, siis sa sealt enam välja ei pääse. Siin maailmas on kohti, mis on nii kaugel ja raskesti ligipääsetavad, et sinna jõuavad vaid vähesed. Ja teekond sellistesse paikadesse nõuab põhjalikku ettevalmistust ja suurt julgust, sest need on kaugel ja ligipääs on piiratud. Seega, kui sa plaanid siia minna, on oluline end korralikult ette valmistada. Seetõttu räägime selles videos 10 kohast, kuhu on väga raske minna. Aga enne kui alustame, palun laigi videot ja telli kanalit. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Suur tänu teile. Alustame siis. Number 1. Põhja-Sentineli saar, India. Põhja-Sentineli saar on väike saar Bengaali lahes, mis kuulub India Andamaani ja Nicobaari saarte koosseisu. Selle pindala on 60 ruutkilomeetrit. See on peaaegu sama suur kui väike linn. Seda ümbritsevad tihedad metsad ja korallrahud. Seetõttu on sellele raske ligi pääseda. Seetõttu on see üks kõige isoleeritumaid ja raskemini ligipääsetavaid paiku kogu maailmas. Sellel saarel elab hõim, keda kutsutakse sentinellasteks. Nad on väga iidne hõim, kellel pole kunagi olnud kokkupuudet moodsa maailmaga. Nende eluviis pole tuhandeid aastaid muutunud. Nad ei tegele põllumajandusega ega karjakasvatusega. Nad elavad loomade püügist, kalapüügist ning korjavad metsast puuvilju ja taimi, et ellu jääda. Nad kasutavad väikest paati, kuid ei lähe kaugele sügavasse merre. Kuid keegi ei tea täpselt, kui palju sentineleid seal on. Kuid nende elanikkonna arvuks hinnatakse umbes 50 kuni 200 inimest. Nende keelt ei mõisteta samuti, sest ükski võõras pole nendega pikalt rääkinud. Isegi Andamaani saarte lähedal asuvad hõimud ei saa nende keelest aru. See tähendab, et nad on juba ammu teistest inimrühmadest eraldatud olnud. Nad ei soovi oma saarele ühtegi võõrast ega külalist. Nad peletavad kõik lähedale tulijad eemale vibu ja odadega. 1974 aastal läks üks National Geographicu grupp saarele, et neid uurida. Nad võtsid kaasa kingitusi nagu mänguasjad, kookospähklid ja toiduvalmistamisvahendid, et näidata oma häid kavatsusi. Kuid selle asemel, et olla sõbralikud, tulistasid sentinellid neid nooltega ja grupi direktor sai noolega reide pihta. Lisaks sellele sattusid 2006. aastal 2 India kalurit saarele pärast seda, kui nende paat purunes. Nad tapeti ja kui päästemeeskond üritas nende surnukehi ära tuua, tulistati ka päästemeeskonda nooltega, mistõttu nende surnukehi ei saadud kätte. Number 2. Tristan da Cunha, Lõuna-Atlandi ookean. Tristan da Cunha on väike saar Lõuna-Atlandil. See on üks kõige eraldatumaid ja raskemini ligipääsetavaid kohti maailmas. See asub 2800 kilomeetri kaugusel Lõuna-Aafrikast ja 3700 kilomeetri kaugusel Lõuna-Ameerikast. Kuna see on nii kaugel, siis saarel ei ole lennujaama. Ainus viis sinna jõuda on laevaga Lõuna-Aafrikast. Reis võtab aega. Lisaks sellele on saare pindala 98 ruutkilomeetrit. Sellel on mägine maastik ja üks vulkaan, mida nimetatakse kuninganna Meeri tipp. Vulkaani kõrgus on 2062 meetrit. Tristan da Cunha hulka kuulub 3 väikest saart. Ligipääsmatu saar, Nightingale'i saar ja Gulfi saar. Nendest 4 on ainult Tristan da Cunhal elanikud. Gulfi saart kasutatakse kliima ja looduse uurimiseks. Samal ajal on Edinburgh of the Seven Seas ainus küla saarel. Siin elab 238 inimest. Enamik neist on Briti kodakondsusega, sest saar kuulub Ühendkuningriigi alla. Saarel puudub mobiililevi, kuid olemas on telefon ja satelliitinternet. Aga 2024 aastal saadi Starlinki internet. Seetõttu on neil nüüd lihtsam teiste riikidega ühendust võtta. Neil ei ole suuri poode, haiglat ega kolledžeid. Lapsed õpivad väikeses koolis. Kui nad suureks kasvavad, peavad nad saarelt lahkuma, et õpinguid jätkata. Samuti on saarel kliima pehme, kuid vihmane. Tavaline temperatuur on 15 kraadi Celsiust ja harva tõuseb see 25 kraadini. Sageli on tugev tuul ja taevas on pilvine. Ja kuna saar asub teistest maadest kaugel, leidub siin palju loomi ja taimi, mida mujalt ei leia. Ligipääsmatu saar ja Gulfi saar on UNESCO poolt tunnistatud maailmapärandi paikadeks nende ainulaadse looduse tõttu. Siin elab palju linde, kalu ja mereloomi. 3. Point Nemo.
Lõuna-Vaikse ookean Point Nemo on koht meres, mis asub kõige kaugemal ükskõik millisest maismaast. See asub Lõuna-Vaikses ookeanis, lõunalaiusel ja läänepikkusel. Kõige lähemad saared sellele on Tootsi saar põhjas, Motu Nui kirdes ja Maheri saar lõunas. Iga üks neist saartest asub 2688 kilomeetri kaugusel Point Nemost. Seetõttu on see üks raskemini ligipääsetavaid paiku ja maailma kõige eraldatum paik. Lisaks sellele pärineb nimi Nemo ladina keelest, mis tähendab mitte keegi ehk ei keegi. Nimi on inspireeritud ka kapten Nemo järgi, kes on tegelane Jules Verne'i romaanis 20 000 lööd vee all. Point Nemo avastas 1992 aastal Horvaatia-Kanada insener Hervoje Lukatela. Kasutades arvutit ja GPS-tehnoloogiat määras ta kindlaks, et see on kõige kaugem koht ükskõik millisest maismaast maailmas. Kuna see koht on nii kaugel, on astronaudid rahvusvahelises kosmosejaamas ehk ISS-is mõnikord maapealsetest inimestest sellele kohale lähemal. ISS asub maast umbes 400 kilomeetri kaugusel. Samal ajal on lähim inimene Point Nemole tavaliselt sadade kilomeetrite kaugusel. Tavaliselt satuvad siia ainult meremehed või merereisijad. Sellega seoses on Point Nemo osa Lõuna-Vaikse ookeani hoovusteringest, mis on suur osa ookeanist, kus peaaegu puuduvad veevoolud. Seetõttu on vees vähe toitaineid ning ka kalu ja teisi mereelukaid on seal vähe. Seda nimetatakse bioloogiliseks kõrbealaks ehk mereosaks, kus peaaegu puudub elu. Tänu oma erilistele omadustele kasutatakse seda ka kosmoselaevade surnuaiana ehk satelliitide ja kosmoselaevade prügimäena. Siia kukutatakse sageli vanad satelliidid ja kosmosejaamad, et need ei tekitaks kahju. Üks kuulsamaid näiteid on Vene kosmosejaam Mir, mis lasti sihilikult siia kukkuda 2001 aastal. Number 4. Oymyakon, Venemaa. Oymyak on väike linn Saha vabariigis Venemaal. Seda ümbritsevad mäed ja see asub kaugel teistest linnadest. See on tuntud kui üks maailma külmemaid asustatud paiku. Tänu äärmuslikule külmale on see ka üks raskemini ligipääsetavaid kohti. Oymyakoni nimi pärineb ibeni keelest, mis on üks Siberi põlisrahvaste keeltest. Sellel on 2 võimalikku tähendust. Esimene neist on mitte külmunud ala, sest siin on jõgesid, mis ei külmu isegi talvel. Teine tähendus on järv, mis on aasta läbi jääs, sest siin on kliima väga külm. 6. veebruaril 1933. aastal registreeriti siin kõige madalam temperatuur, -67,7 kraadi Celsiuse järgi, mis on üks ajaloo külmemaid. Talvel langeb temperatuur tavaliselt -50 kuni -60 kraadini Celsiuse järgi. Siinne pinnas on igikelts ehk pidevalt külmunud, mistõttu peaaegu ühtegi taime ei kasva. Suvel läheb mõnikord soojemaks. 28. juulil 2010 mõõdeti siin kõige kõrgem temperatuur, mis oli 34,6 kraadi Celsiuse järgi. See tähendab, et temperatuur muutub väga palju, väga külmast kuni kuumani mõnel suvepäeval. Kuid vaatamata külmale elavad siin inimesed. Vanaväeajal läbisid seda kohta ainult põhjapõtrade karjased, et oma loomadele toitu anda. Hiljem hakkasid siia elama pered ja rajasid väikese asula. Kuid kliima tõttu ei saanud nad kasvatada köögivilju ega riisi. Enamik nende toidust oli liha ja kala. Sageli sõid nad toorelt kala, veiseliha, hobuseliha või põhjapõdraliha, sest külmas ei lähe need kergesti halvaks. Siin on ka palju asju, mida on raske teha. Tualetid asuvad maja väljas, sest veetorud külmuvad ära. Autod peavad alati töötama, sest kui mootor välja lülitada, ei pruugi see enam käivituda. Koolid suletakse, kui temperatuur langeb -55 kraadini Celsiuse järgi, sest see on lastele ohtlik. Number 5. Kootenaire-Park rahvuspark Kanada. Kootenaire-Park rahvuspark on väga kauge koht, mis asub Ellesmere'i saare kõige põhjapoolsemas osas Nunavuti piirkonnas Kanadas. Inuktituti keeles tähendab Kootenaire-Park maa maailma tipus. See on üks Kanada lähimaid piirkondi põhjapoolusele ja riigi suuruselt teine rahvuspark. Selle pindala on 37 775 ruutkilomeetrit ja sellest sai ametlikult rahvuspark aastal 2000. Tänu oma väga kaugele asukohale on see üks maailma kõige eraldatumaid paiku. Parki maastik on ainulaadne ja peaaegu inimtegevusest puutumatu.
seal on palju suuri liustikke, kõrgeid mägesid ja laiu jääkõrbeid. Peaaegu puuduvad puud või suured taimed äärmise külma tõttu. Siin on väga raske elada, sest kliima on väga külm ja peaaegu üldse ei saja vihma. Talvel pole mitu kuud päikesevalgust, samas kui suvel on 24 tundi päikesevalgust ja päike ei looju mitme kuu jooksul. Kuigi siin on väga külm, on siiski mõned loomad, kes suudavad sellistes tingimustes ellu jääda. Siin võib näha muskusveiseid, pieri-karipuusid, arktilisi hunte ja arktilisi jäneseid. Parki külastavad suvel ka mõned linnud, nagu tširfalkonid, pikksabad jagrid ja poolvöödilised ploverid. Paksu jää tõttu kasvab siin vaid vähe taimi. Nende hulka kuuluvad samblikud, arktiline paju ja väikesed kõrrelised, mis suudavad karmis külmas ellu jääda. Kuid inimeste ajalugu Kuttinirpakis on peaaegu olematu. Siin on nii külm ja raske elada, et vaid vähesed on proovinud siia elama asuda. Kuid on tõendeid, et tuhandete aastate eest külastasid seda paika iidsed rahvad nagu Predorset, Dorset ja Thule. Leitud on telgirõngaid ja toiduvarusid, mis näitavad, et seda kohta kasutati ajutise elupaigana. Samuti on Kuttinirpak rahvusparki väga raske jõuda. Siin pole teid, hotelle ega püsielanikke. Ainus viis sinna jõuda on lennukiga Resolute Bay'st, mis on väike kogukond Põhja-Kanadas. Number 6. Svalbard, Norra. Svalbard on saarestik Arktika ookeanis põhjapoolusele väga lähedal. See kuulub Norra koosseisu, kuid asub mandrist kaugel. See on üks maailma kõige eraldatumaid ja raskemini ligipääsetavaid paiku, kuna seal on väga külm ja palju jääd. Svalbard asub Norra põhjaosas umbes 930 kilomeetri kaugusel mandrist. Selle pindala ulatub 61 000 ruutkilomeetrini, mis on peaaegu sama suur kui kogu Luzon. See koosneb paljudest saartest, kuid suurim neist on Spitsbergen, kus asub Longyearbyen, selle piirkonna suurim linn. Samal ajal on siin 2 erilist aastaaega, polaaröö ja keskööpäike. Polaaröö kestab oktoobrist veebruarini, mil päike ei tõuse ja kogu aeg on pime. Keskööpäike kestab aprillist augustini, mil päike ei looju ja isegi kell 10 õhtul on endiselt valge. Sellise kliima tõttu on toidu kasvatamine ja muud tavapärased tegevused, mis teistes riikides on tavalised, siin rasked. Samuti elab siin vähe inimesi, umbes 2500 inimest. Enamik on norralased, kuid väikeses linnas nimega Barentsburg elab ka venelasi. Siin ei ole püsielanikke, mis tähendab, et siin pole kedagi, kes oleks siin sündinud ja ka üles kasvanud. Svalbardis on keelatud sünnitada, sest siin pole haiglat, mis suudaks rasedaid vastu võtta. Seetõttu peavad nad sünnitamiseks Norrasse minema. Lisaks sellele on siin külma tõttu väga vähe loomi. Aga siin on palju jääkarusid, seega on ohtlik välja minna ilma relva või kaitseta. Siin on ka arktiline rebane, mis on väike loom, kes meenutab hunti. Svalbardi põhjapõder, mis on väiksem kui tavaline hirv ja erinevaid linnuliike. Meres võib näha vaalu, hülgeid ja morsasid. Ja kuna loodust kaitstakse rangelt, on Svalbardil kassid keelatud, et nad ei sööks linde. Tegelikult on Longyearbyen siin suurim linn. Number 7. Cape Yorki poolsaar, Austraalia. Cape Yorki poolsaar on suur maa-ala Queenslandi kõige põhjapoolsemas osas Austraalias. See on üks maailma kõige eraldatumaid ja raskemini ligipääsetavaid paiku. Seda ümbritseb läänest Carpentaria laht ja idast Korallimeri. Selle kõige kaugemat osa nimetatakse Cape Yorkiks, mis on Austraalia mandri kõige põhjapoolsem punkt. Kuna see asub kaugel, elab seal ka vähe inimesi. Sinna on samuti raske jõuda, eriti vihmaperioodil. Samal ajal on maa siin lai ja enamasti tasane. Siin on ka mõned madalad mäed, nagu McIlwraithi ahelik, mille kõrgus on 800 meetrit. Tegelikult on siin 2 peamist aastaaega. Vihmaperiood kestab novembrist aprillini ja kuivperiood maist oktoobrini. Vihmaperioodil esineb sageli üleujutusi, mis muudab reisimise veelgi raskemaks. Tavaline temperatuur siin on 18 kuni 27 Celsiuse kraadi, sõltuvalt koha kõrgusest. Sellega seoses on üks Cape Yorki poolsaare parimaid omadusi selle loodusvarad. Siin leidub üle 3300 taimeliigi ja neist 260 on ainulaadsed just sellele piirkonnale. Suur osa maast on kaetud metsade, rohumaade ja märgaladega.
ranniku ääres on ka mangroovimets, mis on elupaigaks paljudele loomadele. Lisaks sellele leidub siin ka linde, paljud loomad leiduvad ainult siin. Näiteks kuldõlaline papagoi, helekõhuline vutt ja lovely fairy wren. Siin leidub erinevaid roomajaid, nagu mustpeaga püüton, pitsmonitor ja kraasisalik. Lisaks sellele leidub siin ka 60% kogu Austraalia liblikatest, sealhulgas suured Cape Yorki linnutiivalised liblikad. Kuid juba enne eurooplaste saabumist elasid Cape Yorki poolsaarel inimesed. Aborigeenid, algupärased austraallased olid siin esimesed elanikud. Neil on oma kultuur ja traditsioonid, mida nad siiani hoiavad ja kaitsevad. Esimene eurooplane, kes siia saabus, oli Willem Jansson, Hollandi meresõitja. Aastal 1606 oli temaga esimene välismaalane, kes astus Austraalia mandrile. Number 8. Itokortoormid Gröönimaa. Itokortoormid on väike ja eraldatud linn Gröönimaa idaosas. See on üks maailma kõige eraldatumaid ja raskemini ligipääsetavaid paiku. See asutati 1925 aastal maadeuurija Einar Mikkelseni poolt koos umbes 80 inuiidist asunikuga, kes tulid Gröönimaa erinevatest osadest. Selle nimi tähendab kohalikus keeles suure maja inimesed. Kaugele asukoha ja äärmusliku külma tõttu elab siin vaid vähe inimesi. Samal ajal asub Itokortoormid Kangartitibake fjordi põhjaosas Grööni mere lähedal. Seda ümbritseb Scoresby sund, maailma suurim fjordisüsteem ning Kirde-Gröönimaa rahvuspark, maailma suurim rahvuspark. Seetõttu võib siin näha palju loomi, nagu jääkaru, muskusveis ja hüljes. Need loomad on samuti olulised kohalike inimeste elus. Samuti elas 2020 aastal Itokortoormitis 345 inimest. Varem oli elanikkond suurem, kuid see on järk-järgult vähenenud, sest tööd ja koole on vähem. Paljud noored kolivad ka teistesse Gröönimaa või Islandi linnadesse, et otsida paremaid võimalusi. Kuna inimesi on vähe, on raske leida ka haiglat, kooli ja muid olulisi teenuseid. Tegelikult on siin kliima väga külm. Keskmine temperatuur ulatub -5 kraadini Celsiuse järgi, seega on see üks külmemaid asustatud paiku. Peaaegu kogu aasta on meri jääga kaetud, mistõttu on linna sisse- ja väljareisimine raske. Meri jäätub tavaliselt 9 kuuks aastas, mistõttu pole linna varustamine lihtne. Sellest hoolimata on piirkonna üks suur probleem kliimamuutus. Globaalsoojenemise tõttu muutub merejää õhemaks ja sulab parem. See teeb jääkarude elu raskeks, sest nad vajavad jaad, et jahti pidada. Kuna nad ei leia toitu, satuvad nad sageli linna ja muutuvad elanikele ohuks. Ja 2015 aastal lõi WWF jääkarupatrulli, et kaitsta inimesi ja vältida jääkarude tapmist. Number 9. Barrow, Alaska, USA. Utqiagvik, mis oli varem tuntud kui Barrow, on Ameerika Ühendriikide põhjapoolseim linn. See asub Alaskal Arktika ookeani lähedal. Oma asukoha tõttu on see üks kõige isoleeritumaid ja raskemini ligipääsetavaid kohti maailmas. Selles linnas ei ole teid, mis ühendaksid seda teiste Alaska osadega. Seetõttu on ainus viis siia jõudmiseks kas lennukiga või laevaga. Samal ajal on Utqiagviku kliima aastaringselt väga külm. Talvel langeb temperatuur -30 kraadini Celsiuse järgi või isegi külmemaks. Tuul on samuti tugev, mistõttu tundub ilm veelgi külmem. Selles linnas toimub ainulaadne nähtus, mida nimetatakse polaarööks ja keskööpäikeseks. Igal novembril loojub päike ja ei tõuse uuesti 65 päeva jooksul. See on polaaröö, mil 2 kuud järjest on pidevalt pime. Teisest küljest, maist augustini ei looju päike peaaegu 80 päeva jooksul. Seda nimetataksegi keskööpäikeseks, mis tähendab, et päike paistab kogu öö. Kuid hoolimata rasketest ilmastikutingimustest elab Utqiagvikis umbes 4500 inimest. Enamik neist on inupiatid, kes on Alaska põlisrahvaste hõim. Nende elatusallikaks on peamiselt jahindus ja kalapüük. Neile on samuti väga oluline vaalapüük, hülgepüük ja kalapüük, sest need on nende peamised toiduallikad. Ja kuigi linn on kaugel, on seal olemas kool, haigla ja muud rajatised.
kuid selle asukoha tõttu on raske toitu, ravimeid ja muid tarvikuid kohale toimetada. Seetõttu on kaubahinnad seal kõrgemad kui teistes Ameerika Ühendriikide piirkondades. Lisaks sellele on Utqiagvik kaetud igikeltsaga ehk maa-aluse jääga, mis ei sula isegi suvel. Seetõttu on majad ja hooned linnas rajatud vaiadele. Vaiad või postid, mis on tõstetud maapinnast kõrgemale. Seda tehakse selleks, et igikelts ei sulaks, sest kui see sulab, võib maa vajuda ja majad võivad kahjustuda. Kuna teisi linnu ühendavaid teid ei ole, tuuakse kogu toit ja kaubad kohale lennuki või laevaga. Number 10. La Rinconada, Peruu. La Rinconada on väike linn Peruus. See asub 5100 meetri kõrgusel merepinnast. Seetõttu on see maailma kõrgeim asustatud paik. Selle kõrguse tõttu on raske hingata ja inimesed väsivad kiiresti. Õhk on hõre, mistõttu paljudel inimestel tekib peapööritus ja peavalu. Samuti on siin kõrguse tõttu külm ja ümberringi on jääd. Puud ega taimestikku siin ei ole, sest taimed ei suuda sellise tugeva külmaga ellu jääda. Samal ajal on La Rinconadasse raske minna, sest sinna ei vii korralikku teed. Sõit siia on ohtlik järsu tee ja libeda jää tõttu. Sageli esineb ka maaliheteid ehk pinnasevaringuid. Siin ei ole lennujaama ega rongi, nii et ainus viis siia jõuda on kas veoautoga sõita või pikk maa jalgsi läbida. Suure kõrguse tõttu haigestub palju inimesi kõrgushaigusesse. Selle sümptomid on tõsised: peavalu, peapööritus, hingamisraskused ja mõnikord ka oksendamine. Samuti töötab peaaegu kogu La Rinconada rahvas kullakaevanduses, kuid siin on töökorraldus omapärane. Seda nimetatakse cachorreoks, kus kaevurid töötavad 30 päeva ilma palgata. 31 päeval antakse neile võimalus võtta kaevandusest kivi, lootes, et see sisaldab kulda. Neil pole ka mingit kindlust, kas nad teenivad midagi või mitte. Seega sõltub nende tulevik õnnest. Kuna paljud otsivad kulda, kasvab ka inimeste arv La Rinconadas. Varem elas seal vaid umbes 12 000 inimest, kuid nüüd arvatakse, et seal elab juba 30 000 kuni 50 000 inimest. Lisaks sellele on elu La Rinconadas raske, sest seal pole puhast vett, elektrit ega korralikke tualette. Seal pole ka haiglat, nii et kui keegi haigestub, peab ta mäest alla minema, et ravi saada. Kaevandamise tõttu levib õhus ja vees palju kemikaale, näiteks elavhõbedat. Elavhõbe on mürk, mis kahjustab tervist. Paljud inimesed haigestuvad saastunud vee ja õhu tõttu.